Welcome to Estonia Media. Thank you. Why did you choose Estonia to be the first country where you came to promote Barcolana? We choose Estonia because Tallinn is one of the European capital of sailing. Tallinn hosted the Olympic Games in 1980, and there are a lot of sailing champions in Tallinn. And there is a link between Trieste and Tallinn. They are a town, border town, complex and mixed cultures. And so I think it could be a great opportunity for us to promote Barcolana in Tallinn, and I hope that Estonian people will enjoy Barcolana. What is your opinion? Is Barcolana more like a sport event or like a cultural event? It is a nautical and cultural festival more than a race, a simple race. So it's not a simple regatta. So not only sailing, but culture. A lot of events. We have more than 100 events, music, picture exposition, and so it's a complex, a very huge event. What is the most difficult thing about organizing the biggest regatta in the world? Oh, there are a lot of difficulties, but I think that the first aim is to guarantee the maximum security for all people involved in Barcolana, in the sea, on the sea and on land, because we usually have 300,000 people in Trieste, so it is a very complex event. Barcolana is the biggest regatta in the world considering the number of participating yachts. Are you planning to limit the number of participants in the future? No, absolutely not. No, we hope that the number will raise in the future. We are able to host 3,000 boats. There is still a lot of space in the water. Yeah, Okay. absolutely. Well, thank you. Thank you. I hope you enjoy your stay in Estonia. Yes, thank you. Tere, Kalev! Mis te arvate, mis saab olema teie jaoks sellel regatil kõige raskem? No ma arvan, et kõige raskem on saada üle stardijoone, sellepärast et kui stardiliin on 1,8 meremiili ja seal on 2000 jahti stardis, siis olla sellel õigel hetkel õiges kohas on kõige raskem. Ja kui see õnnestub, siis ma arvan pool võitu käes. Võidukas Team Forte ei leppinud eelmisel aastal mitte ühegi madalama kohaga kui koht pjedestaalil. Mis te arvate, kuidas teil läheb Barcolana regatil? No seda on väga raske öelda, ma usun, et arvestades osavõtjate arvu me võiksime olla õnnelikud, kui me platseerume sinna ette otsa. Ma isegi ei taha öelda, mitu jahti seal ees otsas võiks olla, aga selge on see, et kui meie senine suurim fliit, kus me oleme startinud, on olnud maailmameistrivõistlustel 57 jahti grupis, siis ma kujutan ette, et Barcolana on meie grupis stardis umbes 570 jahti vähemalt, mis tähendab seda, et hea oleks, kui me tuleksime sinna kusagile sinna ette otsa. Loomulikult on selge see, et iga võistluspurjetaja läheb alati võistlema tahtmisega olla esimene. Aga see, kas sa oled esimene või mitte, sõltub alati tehtud vigade arvust. Võidab see, kes teeb vähem vigu, võidab see, kes on enam kontsentreeritud tulemusele, kes teeb kõik asjad õigesti ja kellel on samal ajal ka nii-öelda hea jaht, head purjed, hea trimm. Sest selge on see, et kui me läheme sinna võistlema ja meil ei ole oma armsat Fortet, vaid meil on koha pealt renditud jaht, siis on selge see, et me võib-olla ei leia selle lühikese ajaga ühist keelt selle jahiga ja see loomulikult mõjutab ka võistlustulemust. Tahtsingi just küsida, millise jahiga te Barcolanal sõidate? Loodetavasti on see sama tüüpi jaht, millega me siin Tallinnas ja Eestis purjetame X41,
see on X-jaht, mis on Taanis ehitatud ja 41 jalga pikk ja nad on põhimõtteliselt identsed, et kui saab rentida sellise jahi Itaalias, siis see on täpselt see jaht, millega me saame väga hästi hakkama, mille hingeelu me tunneme ja mille me püüame siis häälestada nii heasse trimmi kui vähegi võimalik, et saada parim tulemus. Kas selline väga tiheda konkurentsiga regatt vajab ka mingit eraldi ettevalmistust, kus osaleb nii palju jahte? Ma arvan, et mentaalne valmisolek selleks, et sa oled kogu aeg kellegi kõrval ja see, et sa väldid siis kokkupõrkumist nendega, kes su vahetus naabruses on. Ma arvan, et see on võib-olla kõige olulisem, aga loomulikult tuleb sinna kaasa võtta hea tuju, positiivne hoiak ja ma arvan, et selline sõbralik suhtumine oma konkurentidesse, et see ei ole kindlasti see võistlus, kus minnakse võitma veri ninast välja. See on pigem see võistlus, kus minnakse nautima seda head seltskonda ja atmosfääri. Ja aitäh, mida soovitakse meremeestele? Mast maha. Mast maha. Aitäh.